Ülejärgmisel päeval peale Mount Warningul käimist võtsin siis tee lõunasse, kuna boss kutsus surfama sinna Noosa kanti ja otsustasin siis läbi mitme päeva sinna minna ja siin ma siis vaatasin, et ilm on nii ilus, et Glass House Mountainsist mööda sõites võiks ju seal vaatepunktis ka ära käia ja nüüd näha neid mägesid ka selge ilmaga ja siin ma filmisin seda teed, sellepärast et need männi istandused täitsa siuksed männid nagu Eestis. Need olid minu jaoks kuidagi paeluvad, et ma ei oodanud mände sellises pooltroopilises alas. Aga siin ma olen tagasi siis siin Lookoutis, kus ma siis mõni episood tagasi sellest Glass House Mountainsist ehk siis Klaasimaja mägedest rääkisin ja siit ma nägin siis seda praegu nüüd kohe paremale äärde jõudvat mäge, mis seal kõige tumedam oli. Ja võib-olla on ka siit videolt kergelt näha, sa võid pausi peale panema, just nüüd ilmus jälle kaamerasse see tume varjus mägi seal nüüd keskel ja seal jookseb üks rada ja ma arvasin, et sealt saab üles ning muidugi pidin selle ära proovima. Ma ei tea, kas siit päris hästi näha on, aga seal puu kõrval on üks suur sisalik. Ei tea, mis ta teeb seal. Ilmselt ei tohi rajalt kõrvale minna, aga sisalik tundub päris tore tegelane olevat. Tundub, et on veits puukallist vaja. Seal ta on, kaunitab. Umbes koos sabaga. Koos sabaga on ta mingi see on peaaegu meetri pikkune. Koos sabaga meetri pikkune. Olen tagasi siin Glass House Mountainside juures, kuna pidime pühapäeva hommikul uue ülemusega, irrigatsiooni ülemusega surfama minema ja pärast kohvi kõrval nii-öelda ärijuttu ajama. Siis olen põhja poole Noosa poole teel ja mõtlesin, et jätun siin Glass House Mountainsis lõuna eesmärgil. Tegin oma lõuna ära ja vaatasin uuesti seda vaadet sealt ja seekord nägi isegi mäe tippusid ja nägin selle mäe tipus olevat rada, kus ma praegu olen. Et tundus üsna läbitav nii kaugelt vaadates kui kaardi peal. Tundub siuke kaljuronimise rada jutu järgi. Väga ohtlik, kõik jutud nagu ikka. Kõik on väga ohtlik, aga mida lähemale ma sellele jõudsin, seda kindlamale on see otsus, et eks ma teen selle kohe ära. Et kui viimane oli Mount Warning, mida ma külastasin, ennustati vist oli äkki 5 tundi edasi tagasi. Mina tegin selle ära 2 tunniga ja natuke peale 2,5 tunniga. Siis siin ennustatud 3 tundi peaks mulle olema 1,5 tundi kuni 2 tundi edasi tagasi. See ronimine, ma ei usu, et see hullem on kui Norras mõni märkimata ja rajastamata ala, kus ma ronisin. Nii et praegu olen ma siin plättudes ja ujumispükstes viskan omale jooksutossud jala otsa ja seljakott ja vee ka ja teeme selle ronimise ära. Seal, kus need läikivad asjad on, sealt siis vaatasime ennem seda mäge. Need on 2 kõige kõrgemat. Sealt on liiga paljud inimesed alla kukkunud. Sealt. Sellepärast ei lubata enam sinna. See on kõige kõrgem, see on teine kõrgem. See on hästi näha, kuidas see seesmine on see laava välja surutav maa, sest laava jääk. Ja seal, kus torn on, sinna ma siis jalutasin ka üks teine kord. Ja siit ka ümber ringi näha künkaid ja mägesid.
tipus on alati hea tunne olla. Tipus oli muidugi alati hea tunne olla, aga kahjuks selle mäe tippu kattis siis mingil määral mingisugune võsa ja ehkki need vaated olid täitsa okeid nagu näha ja kõrgus oli hea, siis siiski enamus ajast jäi vaadata ette või 360 kraadi vaate ette mingisugune hunnik pöösaid ja nagu näha puid või nende jäänuseid. Aga nüüd siis lõpuks nägin ära Klaasimaja mäed kogu oma hiilguses. Tookord, kui ma sinna sõitsin päikesetõusuks, siis nägin pigem neid tippudega udus, aga nüüd siis said need nähtud ja kena kaljune track ka ronitud, mis oli katsumus oma ette. Here we go. Dangerous, they say. Take it slow, they say. Well, danger is what I live for. Ja, kui ütlesin katsumus, siis mitte sellepärast, et ta oleks kuidagi hirm raske olnud, aga just varajalt mõnusalt katsumust pakkuv, nii et ei olnud lebo jalutuskäik, vaid tuli natukene hoida tasakaalu, vaadata kuhu astud ja kasutada jõudu ja saada mõnusalt võhmale, ehk siis kena harjutus. Mõnda aega tagasi käisin siis oma suvaga nelikpeoliste rajal, mis tegelikult lõpeb siin samme. Lahe sobi. See on see Sammerkringi saar, mis lõpeb siin 30 kilomeetrit või nelikpeoliste rada. Ostsin siit ühest Eurodelicious poekesest või siis letist kaubanduskeskuses endale Borodino leiba. $8 selline päts, nagu nad on, väiksed pätsid, 700 grammi. Aga väga mõnus oli halloumit grillida ja halloumi tomati Borodino leiba või leiba süüa vahelduseks. Musta leiba, olen igatsenud mõnda aega. Väga lihtne lõuna. Borodino leib, tomat, avokaado soolapipraga, natuke porgand. Ja soola ananas, värske, $2 ananas, kohalik. Mis veel elus vaja? See on siis kohalik ananas. Üritan seda mitut moodi koorida, aga tegu on hoopis teist sorti ananasiga kui need, mis Eestis on, et hoopis mahlased. Ma ei tea, kas te näete, aga täna nii palju ei voola, sest osa mahla on välja voolanud, aga eile, kui ma seda sõin ja lõikasin, siis seda mahla voolas igatpidi. Ta on hoopis mahlasem, ta ei ole nii tugeva magusa ja hapuka maitsega, ta ei söö sinu keelt nii palju, aga näed, tilgub mahla lihtsalt, sellepärast, et ma lõikasin teda. Rohkem võib-olla niisugune kerge kookuse ja mango maitsega selline. Rohkem kreemium või niisugune pehmem maitse kui Eestis. Eestis on nagu teravam või kiudude rikkam. Ehkki kiud on juba ammu vahel. Hoopis teine tore. Mahedam ja mahlasem kui arbuus.
lihtsalt vilgub. Teha ei ole midagi. Kukub maha ja läheb raisku, aga teha ei ole midagi. Nii mahlas on need kohalikud. Nii nagu Norras, nii ka siin näeb igasuguseid põnevaid viisi, kuidas elada. Aga hoopistükkis lugu on selline, et jõuame siia Sunshine Coasti. Gold Coast on siis Brisbane'ist lõuna pool, Sunshine Coast põhja pool. Ja surferite rand siin näha. Eksab siin oma ehk ma vahepeal mõtlesin oma surfilava alla sööda, siis võib-olla ikkagi vahetan välja suurema vastu, millega ma tegelikult surfida saan. Pole mõtet seda niisama kasutada hoida. Vaatan siin üle mingisuguse majaka ja vaatan seda. Mis seal toob? Selja tagant paistab siis päiksepaiste rannik, mis on nimega Sunshine Coast. Praegu küll päikest väga ei paista, aga selline see rannik seal on. Väga hästi ei ole näha, peab kuskil lähemal minema. Siin on mingisugune majakas. Väga karbi moodi majakas. Point, midagi, lighthouse. Ümberringi käib surfamine ja taamalt paistavad ka mingid kinkid ja mäed ja nagu ikka. Vesi on siin vägev, läbipaistev. Mõtlen, et kas peaks kohe siia ujuma tulema või siis tagasi teel või siis hiljem. Ujumispüksid tuleks küll jalga panna, aga vesi kutsub. Nii ma siis seal sulistasin ja seal oli ka ägedaid kalu, aga kahjuks ma ei saanud mitte ühtegi pildile ja seepärast siin neid kalakesi ka ei näe, näeb ainult mind rohekas sinises vees. Järgmises osas sõidan üle kitsa silla, räägin lindudega taaskord juttu, räägin ühes majas juttu ja grillin ning chillin Noosa jõe ääres.